et sellega saab siis näidata. Teema on ees ja räägin lühidalt sellest, mis see labor saab teha ja millega aidata ettevõtteid, kui läheb vajaks. Nii, siin on koosseis, selle kohta on järgmine slaid, mis sisaldab ka pildi, natuke vananenud, kuid aga annab ettekujutust, mis rahvas meil siis töötab. Pilt näitab labori sisustust ja üks reaktoritest, mis võiks seal siis olla kasutatud. Ja siin on siis see rahvas. Muidugi see oli 2 aastat tagasi, kui me olime niisuguses koosseisus. Nüüd on paar värsket inimest ja mõned on emigreerunud ja mina olen siis selle labori nii-öelda juhataja. Ja kes nad siis on ja mis nad siis teevad? Veekeemia ja tehnoloogia. See on lai ikkagi teema, ma ütleks üks laiematest meie labori tegevusalal. Ja siin on need kõik joogiringlus ja reovete puhastus päris laias spektris, alustades rasketest kontsentreeritud heitvetest ja lõpetades siis joogi ja ülipuhta vee töötlemistehnoloogiaga ja meetodid, alustades traditsioonilistest ja lõpetades nõnda nimetatud süvaoksüdatsiooni protsessidega. Need on siis üles loetud nagu osoonimine ja peroksopersulfaat ühendite kasutamine katalüsaatoritega ja ilma ja on see ka pildi peal näidatud nõnda nimetatud Corona impulselektri lahenduse seade ja meetod, kus vesi töödeldatakse nõnda nimetatud gaasifaasilises plasmas, mida siis genereerib impulss Corona lahendus. Pilt näitab reaktorit, kus see lahendus siis põleb. Nii, sensorite kohta. Vee kvaliteedi küsimus on ikkagi vee töötlemistehnoloogias valus küsimus selles mõttes, et selleks, et korralikku analüüsi organiseerida, on vaja mitu tundi, kui mitte mitu päeva. Ja siis töötamine aja reaalskaalas on nagu võimaluste piiride taga. Tegelikult on olemas meie hea koostööpartner biofunktsionaalsete materjalide laboratoorium samas instituudis, kes tegeleb nende sensorite väljatöötamisega, mis annaksid siis vastuse vee kvaliteedi kohta reaalajas. Üks projektidest hiljuti lõppenud, see radioaktiivsete isotoopide eemaldamine. See on omaette nagu siuke ioonvahetus ja filtrimisooper, millest saab rääkida siis, kui probleem kusagil ilmub välja.
nii õhupuhastustehnoloogiast. Siin on üks meie reklaamposterist foto, kus nagu mida mina siin näitan rohkem on see reaktor, mis on tagafoonis, mitte meie hiljuti edukalt kaitstud doktorant, kes augustis kaitses oma dissertatsiooni, töötas ka selle reaktori peal koos selle impulss lahenduse reaktoriga. Nii et selle reaktori sees te näete seal mõned sektsioonid ja Fourier transform infrared, see infrapunane massspektromeeter laua peal, mille abil siis gaasilised produktid saab identifitseeritud nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt. Nii, mis siin nimekirjas siis on? Lenduvad orgaanilised ühendid, kattekihid, fotokatalüütilised kattekihid ja siis ventilatsiooni ringlussüsteemi uuringud. On niisugune idee, et ventilatsiooni, mille kaudu kaob kuni 90% kütteenergiat majadest, võiks organiseerida ringluses nii, et teatud fotokatalüütilised ja plasmaprotsessid puhastaksid õhku igasugustest lenduvatest ja bakteriaalsetest ja viirustest ja nagu saasteainetest ja substantsidest ja siis saaks seda õhku korduvalt kasutada. See on siuke meie ülduuringu suund ka. Pinnase puhastustehnoloogiatega on niisugune lood, et mis siin nimekirjas on raskmetallid saaks siduda nii, et nad ei läheks edasi mingisuguse tsüklisse ja saaksid olla niisuguses stabiilses kompleksis mitu kümneid aastaid, nii et taimed, mis selle koha peal hakkaksid kasvama, ei oleksid siis saastatud raskmetallidega. Sama lugu siis õli ja naftajääkreostustega. Jutt käib bakteritest, mis on sihipäraselt välja töötatud niisuguste reostuste eemaldamiseks ja süvaoksidatsiooniprotsessid ka pinnase puhastuses. See on ka üks meie teemadest. Analüütilised riistad, mis me oma töös oleme võimelised kasutada, nad on täitsa meie omaduses. Me saame identifitseerida ja kvantifitseerida igasugust orgaanilisi aineid nii vees kui ka õhus ja ka siis kas ekstraktiivse gaaskromatoograafiaga või siis otse vedelkromatograafia massspektromeetria abil. Ioonkromatograaf ka on üks uus ostetud just hiljuti, vähem kui aasta tagasi. No ja muidugi kõik standardsed veeanalüüsid on ka meie kasutusel. Siin on kõik need KHT keemiline hapnikutarvidus, bioloogiline või biokeemiline hapnikutarvidus ja siis total organic carbon, mis ta on siis üldsüsinik ja nii edasi. See on ka, me oleme võimelised seda teha nii. Ja projektid, konsultatsioonid, mis meie poolt siis olid nii või teisiti meie kogemustest olnud, siis need probleemi lahendamised ja seoses sellega nõustamised, kulude minimiseerimine ja lihtsad töökindlad lahendused. Ja
On olemas ka kogemus rahvusvaheliste projektide osalemises ja ka töötamises teistes riikides. Ma ise töötasin Inglismaal, Ühendriikides, Hiinas ja Venemaal. Nii et seoses sellega mul on suhteliselt suur võrgustik ja kogemused. Teised labori liikmed on ka suure kogemustega spetsialistid. Kui mul on 20 minutit eraldatud ja mina kulutasin sellest natuke üle poole, ma räägin paar sõna sellest Corona Impulse elektri lahendusest, mis asendab osooni. Osooniga kõik oleks korras, ta oksideerib kõik need, mitte kõik, vaid kättesaadavad orgaanilised ained. Ainuke probleem osooniga on see, et see on kallis tehnoloogia ja on ka teised ebameeldivused seoses sellega. Nii, mis meie teeme oma laboris, me rakendame gaasifaasilist elektrilahendust, ehk siis nagu kaasaegses žargoonis plasmad, mis on pildis ka näidatud, seda värvi, lilla värvi annab lämmastik õhus. Nii, reaktsioonid, mis annavad need aktiivsed radikaalid, mis energiatõhusalt oksideeruvad orgaanilisi aineid vees ja ka gaasis, miks mitte. Nii on siis toodetud veemolekulis, nagu te esimesest võrrandist saate näha. Nii et osoon tekib seal ka, mis teeb seda oksideerimissüsteemi komplekset ja väga kõrge efektiivsusega. 3–6 korda me ületame osoneerimist efektiivsusest, energia kasutamise efektiivsuses. Nii. Miks me seda saavutame? Saavutame me seda sellepärast, et selle elektrilahenduse väljas kõik lühiajalised aktiivsed oksideerijad on võimelised osaleda keemilises reaktsioonis, mida osoon kui suhteliselt stabiilne lõpp-produkt üksinda teha ei saa. Selles mõttes, et kõik need lühidalt elavad oksidandid, radikaalid ja radikaalioonid ka osalevad protsessis ja selle tõttu hoiavad kokku elektrilahenduse energiat. Siin pildi peal on mõned pilootseadmed, mis oli katsetatud, see konkreetne seade Tampere veepuhastusjaamas, kus ta töötas aasta aega, hävitades seal jääkorgaanikat ja bakterid. Nii. Niimoodi näeb välja see meie katseseade, mis meil on võimalik kasutada laboris. Ja eelised, selle Corona Impulse elektri lahenduse eelised on siin näidatud. Desinfitseerimise energia nagu tarve ei ületa 50 vatt-tundi kuupmeetri kohta, mis on väga soodne number. Nii. Ja kui me omame asja joogivee desinfitseerimisega, siis peale baktereid me oksideerime ka igasugust neid mikrosaasteained, mida näiteks ultraviolett teha ei saa. Ja loomulikult me võime sellest rääkida nii palju, et niisugune oksideerimistehnoloogia on igasugust kloreeritud
produktidest vaba. Kemikaalivaba, lihtne, töökindel ja meie kõige vanem seade töötas laboris väga intensiivselt üle 10 aasta ka kontsentreeritud soolade lahustes ja ei näita mitte ühtegi jälje, kus oleks mingi korrosioon märgatud. Taskukohane, teenindamist ei vaja. Ja siin mõned juhtumid, millega me omasime asja ja ma meeleldi vastaksin siis küsimustele, jättes 3 minutit selleks ja suur tänu tähelepanu eest.